Hea meelega selgitan siis, millest koosnevad kohtusse pöördumise kulud, sest see on küllalt praktiline küsimus igale murelisele, et kellel on plaanis kohtutee jalge alla võtta, et palju see kõik siis maksma läheb. Fikseeritud kulu, millest nagu nii-öelda üle ega ümber ei saa, on alati riigilõivu kulu. Ja riigilõivu kulu tuleneb seadusest, sõltuvalt toimingust, mida te kohtus teha tahate. No näitena, kohtusse te võite pöörduda, kas inimesed soovivad abielu lahutada, keegi soovib seada siis reaalservituuti enda kinnistule või siis mingisugune pärandi küsimus on või keegi on kellelegi võlgu jäänud, neid põhjuseid on küll ja küll erinevaid. Ja vastavalt sellele on riigilõivuseadus, mis siis sätestab, et kui palju tuleb teil ühe ja teise toimingu eest maksta. Mõned sellised toimingupõhised kulud on fikseeritud, nad on kindlas suuruses, aga näiteks seevastu, kui te soovite võlgnevustasuda sisse nõudma, siis väga palju sõltub sellest, et kui suur on teine nõue. Ma toon teile ilmeka näite riigilõivuseadusest. Seadus ütleb meile, et kui teie nõue, millega te näiteks kohtusse pöördute, on 1000 eurot, siis teil tuleb maksta riigilõivu, tähendab 175 eurot. Ja? Aga kui te pöördute 5000 eurose hagiavaldusega kohtusse, siis teil tuleb riigilõivu tasuda 400 eurot. Ja vastavalt siit ka näide, et mida suurem on nõue, seda rohkem siis teil tuleb tasuda riigilõivu. Ja siit võib-olla edasi küsib vaataja, et hea küll, ma teen need kulud ära, mis siis nendest edasi saab. Kui te olete kandnud ära riigilõivu kulu, siis kohus vaatab läbi teie esitatud avalduse, dokumendi, hagi, mis te vastavalt esitatud olete ja kontrollib, kas see on õige, kas see on nagu koostatud, esitatud korrektselt ja kas kõik andmed on olemas. Ja kui need on kõik korras, seal esitatud andmed, siis võetakse teie asi töösse. Valikuline kulu on näiteks õigusabikulu. Õigusabikulud teil võivad tekkida, aga need ei pruugi. No peamiselt ainult seetõttu, et kas kohtusse pöörduja on ise piisavalt tark, pädev, osav, kogenud nendes küsimustes või siis mitte. Et ilmselgelt ega mingit takistust ei ole, et võite kohtusse pöörduda ka oma jõududega ja proovite ise need dokumendid koostada, et kätte ette teile keegi ei pane. Tõsi küll, et kriminaalasjades on nõutav, et teil peab advokaat olema. Kui teil on tsiviilasjades küsimus, siis nagu on vaba valik. Ja jõuamegi nüüd siis selleni, et kui te otsustate õigusteenust osta, kas pöördute õigusbüroosse, advokaadibüroosse, siis väga paljud, kui mitte enamus, ma julgeks öelda, õigusteenuse osutajad töötavad tunnitasu alusel. Ja kuna meil on vaba majandus, vaba turg, siis tähendab seda, et tunnitasude määrad on küllalt erinevad. Alates seal mõnekümnest eurost kuni seal tippadvokaatidel vist circa 200 euroni tund pluss käibemaks. Et siin nagu saab igaüks valida vastavalt oma rahakotile ja ka siis õigusteenuse osutaja pädevusele. Et see kulu, mis te siis kannate juristile ja advokaadile, algab siis sellest, et kõigepealt te annate üle talle kõik dokumendid, seletate ära asjaolud, mis on siis see põhjus või mure, millega te kohtusse tahate pöörduda. Õigusspetsialist vaatab need siis üle, kindlasti tal on täiendavaid küsimusi teile ja seejärel asub ta siis koostama kohtule vastavat dokumenti. Ja sealt need tema töötunnid nagu kujunevadki ja tihti teile esitatakse hinnapakkumine alustava kulu osas, mis tähendab siis seda, et kogu see kohtuasi nagu saaks käima, liikuma, siis selleks ongi vaja teha need esmased toimingud ja kohtule esitada ära vastavad taotlused, avaldused, hagid, mis iganes muud dokumendid. Ja? Nii, aga see ei ole päris kõik. Et kunagi teile ükski õigusteenuse osutaja ei suuda nagu, ütleme, lõplikke kulusid ennustada ja miks nii, on see, et me keegi kunagi ei näe ette, kui pikaks üks vaidlus võib kujuneda. Et kas see saab selle vaidluse ära lõpetatud näiteks seal 2-3 kuuga, kuid miski ei välista, et tuleb 2-3 aastat ja mitu kohtuastet hoopis läbida. Ja? Sest kunagi ei tea me seda, kui palju, kui vaidluses on ka vastaspool, et kui palju hakkab vastaspool esitama siis omi seisukohti, vastuväiteid. Võib-olla asjas tuleb seal 2, 3, 4 kohtuistungit, keegi taotleb ekspertiisi seal, tuleb seal tunnistajaid, et kuidas üks kohtuasi nagu hakkab arenema kohtus, see on põhimõtteliselt ennustamatu. Et mida sügavamaks ta läheb, selles tähenduses, et rohkem tuleb vaidluseid, asjaolusid, tõendeid seal, tunnistajaid, ekspertiisi taotletakse, eks kõik see võtab aega. Ja mida rohkem seda aega kulub, seda suuremaks kujunevad ka teie õigusabikulud.
õigusabikulusid on jah, teil võimalik teatud puhkudel, teatud liiki vaidlustes nagu tagasi saada. Et kohtus kehtib nagu üldine põhimõte, et üldises tähenduses kaotaja kanda pannakse teie tekkinud õigusabikulud. Kui te võidate vaidluse näiteks 100% ulatuses, siis meile nagu seadusandja ütleb, et tõsi, sellises olukorras te peaksite tagasi saama ka 100% oma kulud. Kui aga teie kasuks lahendatakse osaliselt, toon näite, läksite nõudma seal 1500 eurot, mingisugune võlgnevus ja, aga kohus ütleb, et teie nõue on põhjendatud 1000 euro ulatuses, mis siis tähendab seda, et siis arvestab kohus nagu seda proportsiooni, et kui suures ulatuses teie nõue siis rahuldati. Ja selle näite puhul, mis mina nüüd tõin, mis ta circa tuleb seal 75%, võib-olla niimoodi kiire arvutus, et see tähendab, et teie kantud kuludes 75% kohus ka rahuldab ja paneb vastaspoole kanda. Aga selle osalise kulude rahuldamise juures tuleb ka arvestada nüüd seda, et kui ka vastaspoolel oli näiteks jurist või advokaat, kes teda esindas ja me räägime ikka jälle sellest 75% teie võidust, ja, see tähendab, et sellise näite puhul 25% vastaspoole kuludest pannakse teie kanda. Aga seal võib tavaliselt tekkida selline tasaarvlemine. Et nii need asjad nagu käivad, et jah, need kulud on nagu kahte liiki, siis kordan üle veel lõpetamiseks, et mis on kindel, on riigilõiv alati ja teine on valikuline, et kas te võtate endale juristi ja advokaadi appi, et ka temale tekkinud kulud on siis need, millised saab panna vastaspoole kanda. Tõsi, küll on see, et kuni kohtumenetlus kestab, siis seni peate te oma taskust neid asju finantseerima. Lõpetuseks veel ütlen ka seda, et tõsi, et riigilõivu osas on võimalik saada osaline või täielik vabastus, seda nimetatakse menetlusabiks. Selle osas tuleb kohtule eraldi esitada vastav taotlus. Et kohus vaatab siis selle läbi vastavalt teie tuludele, kuludele, varalisele seisundile ja otsustab, kas teile siis antakse riigilõivust näiteks täielik vabastus või osaline vabastus, aga see on nagu igakordselt läbi vaadatav. Nii, ma tänan kuulamast, vaatamast, järgmise korrani, kohtume.